4 aastat tagasi avastati mul vähk ja täpsemalt siis mõtlesingi, et oleks soov hakata mu unistusi täitma. Kui nii-öelda surm juba silme ees on, siis viimane hetk, millal neid hakata siis teostama. Koheselt ma seda teekonda ette ei võtnud, oli vaja kõigest operatsioonidest ikkagi taastuda. Võitis muidugi ainult pool aastat õnneks aega. Keemia ja kiiritusravi ma isiklikult ei saanud, sain immuunravi. See tähendas seda, et 3 korda nädalas pidin ennast ise süstima kõhtu, 1,5 aastat järjest. Oli väga raske periood, kuna kaasnesid ka suured kõrged palavikud ja kõik muu sellega kaasneb, aga trenni oli ikkagist vaja ennast ju vedada. Bikini fitness mulle isiklikult on väga palju toeks olnud sellel teekonnal, kuna saal annab mulle väga palju energiat. Ta muudab mu keha kenamaks, annab natukene nii-öelda lihast kontidele peale ja seda tahtejõudu ja motivatsiooni annab tunduvalt palju rohkem mulle. Soovin selle operatsiooni ette võtta seetõttu, kuna olles ise naine ja mitte omada nii suurt püsti, siis annab kindlasti väga palju naiselikkust juurde nii-öelda suurema partii omamine. Ja kindlasti ka antud spordialal on see vajalik, aga mitte kohustuslik. Võin öelda, et julgesti üle 10 aasta, kuna esimene laps on mul nüüdseks tänaseks saamas 11-aastaseks, siis oli see otsus kindel, et kunagi seda teen, aga millal, seda ei teatud. Väga paljud rääkisid lihtsalt, et kindlasti sünnita ennem lapsed ära, imeta ära, et ennem pole üldse mõtet panna. Aga tegelikult tänapäeval ei oma see mitte mingit tähtsust, kas oled sünnitanud naine või ei ole, sest et igatahes on võimalik antud operatsioon läbida. Ja nüüd ka mina, võttes julgust kokku, siis soovin need endale panna. Ja kindlasti, et just taastumise osas ja et kuidas panna see implantaat, et nii palju erinevaid arvamusi on, kui sa guugeldad ja toimid, ärge kindlasti seda tehke, ärge guugeldage, minge konsultatsiooni ja siis saate sealt oma vastuse, et kirurg näitab teile täpselt, kuidas, mismoodi on vaja see implantaat paigaldada, lähtuvalt sinu enda rindadest ja enda eripäradest, et see annab väga palju juurde, et Jaan Troost on tõesti väga hea kirurg, et nii palju, kui minul on temaga kokkupuudet siiani olnud. Kindlasti alguses on suurim muutus see, et ei saa trenni väga pikalt, mis on, ma usun, väga suur eneseületamine seal kodus olemine, kuna peale 3 päeva on juba jalad tatsuvad, et tahaks juba kuskile minna. Aga kindlasti peab ennast hoidma, sest et muidu võid endale liiga teha ja vaevalt keegi soovib uuesti lisaoperatsiooni läbida selle tõttu. Kindlasti muutub, ma usun, et mul on praegu enesekindel, siis mul on veelgi enesekindlam ja siis kõige suurem unistus saab nii-öelda täidetud ja üks linnuke jälle kirjas. Taastumine kulges väga mitmesuguselt ja põnevalt minu jaoks, kuna sa olid harjunud kõiki asju tegema kätega, siis enam sa kätega ei tõusnud voodist, ei avanud sahtliuksi kätega, vaid avasid varvastega. Väga valusalt ja lõbusalt ka, sest et pereliikmed olid need, kes olid olemas kohal ja aitamas. Mu elu on samasugune, küll aga teatud riided ei lähe enam selga, oli vaja garderoob üle vaadata ja kindlasti nii-öelda see naiselik energia on rohkem minusse süstitud peale operatsiooni. Valisin antud kliiniku seetõttu, kuna tegemist on väga tipptasemel kirurgidega ja oma ala professionaalidega, plus kindlasti kauaaegne kogemus. Ja kui ma oma konsultatsioonile läksin, siis oma kõikidele muredele ja küsimustele sain koheselt ka väga head vastused ja ma ei pidanudki kordagi kahtlema selles otsuses. Kindlasti tehke seda, sa teed seda ju enda nimel, enda enesetunde nimel ja mitte midagi ei ole kahetseda. Jah, kindlasti võtaksin, kuna mu pikaajaline unistus sai täidetud, mis oli mul to-do listis juba viimased 10 aastat ja see on mulle palju rohkem naiselikkust süstinud.